mul on siin ees paar ilusat lõhefilee tükikest, määrin neile õli peale. Ma kasutan seda õli, milles ma neid munakollaseid kunagi küpsetasin. Siin on veits küüslaugu maitset ka juures, aga no, põhimõtteliselt sobib ju täiesti tavaline oliiviõli ka. Ja siis siin kausikeses on mul siuke maitseaine segu. Siia ma panin suitsupaprikat, basiilikut, oreganot, küüslaugupulbrit ja soola ja pipart. Ja nüüd kõikide nende kalakaste peale ma seda panen. Ja ega selle lõhega suurt muud kunsti polegi, kui see lihtsalt õhufritüüri ära sättida ja lihtsalt valmis küpsetada. Pannil sulatame kõigepealt võid ja siia või peale läheb esimesena sibul. Kui sibul siin kenasti värvi näitama hakkab, siis viskame siia suure hunniku küüslauku. Praeme seda ka minutikese. Siis oleks vaja siia kontsentreeritud tomatipastat, küüslaugupulbrit, Vahemere ürdisegu, oreganot ja soovi korral mõni tšillielves ka. Segame selle värgi siin korralikult kokku. Üks asi läks enne meelest ära, aga nüüd tuli meelde, paneme natuke päiksekuivatatud tomatite õli ka siia. Ma ei tea, kui hästi siit videost näha on, aga see on ikka mega ilus vaatepilt. Ja kui päiksekuivatatud tomatite õli juba panime, siis paneme veits päiksekuivatatud tomateid ka. Ja no, paneme siis juba tavalisi kirstomateid ka veidi. Ja nüüd praeme seda siin mõned minutit, kuni päris tomat natuke kortsu tõmbama hakkab. Ja ega siis ongi ainult lõpuspurt jäänud. Tomatid ka mul siin umbes 5 minutit küpsenud on, ilusti kortsus. Nüüd on aeg lisada valget veini ja laseme alkoholil siit ära aurustada. Minul on see alkohol siit kenasti kadunud, alles ainult siuke mõnus pudru, väga maitset täis pudru, siia läheb peale koort. Tegelikult mul tuli meelde, et ma ei ole vist soola ka siia pannud ega pipart. Segame selle kraami ilusti ära, laseme selle ka siin korra vaikselt podisema, siis läheb siia mõnusalt spinatit. Ajame spinatiga kortsu ja kui spinat on kortsus, siis läheb veel hunnik parmesani ka siia. Ja seegi tuleb siia kastme sisse meil ära segada. Pasta tasub ka ära keeta. Ma kasutasin sellist pastat, aga ma täpselt ei teagi, mis selle nimi on, lihtsalt lahenegi välja. Vist oli mafalde, aga võib-olla panen täiega mööda. Nüüd tuleks see kaste ja pasta kokku segada. Mul on seda lihtsam potis teha, nii et teeme. No vaadake, kui ilus. Ma loodan, et seda asja on näha, siin on tõesti super mõnus ja ilus. Pliit kinni ja paneme kogu roa kenasti taldrikusse. No ja serveerime ikka nii, et võtame kausi, kõigepealt pasta alla. Pasta peale tasub sättida see mõnus krõbeda pealsega lõhefilee tükk. No mu kauss oleks ilmselgelt võinud natuke suurem olla, aga sellegi poolest toit näeb ikka väga mõnus välja. Väga kaua aega ei läinudki, alla 40 minuti. Ja ongi söök valmis ja mine pekki kui hea. Ja tisu!